Ainult Ameerika Ühendriikides kuulutatakse igal aastal kaduluks rohkem kui 600 000 inimest ning ka aastal 2026 on see trend jätkunud nagu ennustatud. Praegu töötavad uurijad tuhandete juhtumite kallal lootuses, et nad suudavad kadunud inimeste peredele mingitki hingerahu tuua. Kuid vihjete puudumise tõttu jäävad paljud neist juhtumitest lahendamata. Number 10. 25-aastase Sebastian Beardi kadumine on uurijad segadusse ajanud, kuna mitu tunnistajat ja turvakaamerad nägid teda pärast bussi peale minekut, kuid tema edasised liikumised on jäänud saladuseks. 2026 aasta juunis elas Sebastian Marylandis, kuid ta veetis mõnda aega Doveris, New Hampshire'is. Politsei pole avaldanud, miks ta seal oli, kuid on teada, et 21 juunil hakkas ta tagasi Marylandi suunas liikuma. Sellel hommikul umbes kell 10:00 astus Sebastian Doveris bussi. Ta pidi sõitma Bostoni, kus ta oleks pidanud istuma ümber teisele bussile, mis viis Union Stationisse Washingtonis DC-s. Hiljem uurimise käigus avastati, et ta oli ostnud pileti Bostonist Manhattanile ja keegi ei tea miks. Olgu kuidas on, ta ei jõudnud kunagi tagasi Marylandi ning kui tema pere temast midagi ei kuulnud ega saanud temaga ühendust, hakkasid nad muretsema. Nad proovisid talle helistada ja sõnumeid saata, kuid ei saanud vastust. Nad teadsid, et kuna tal ei olnud autot, sõltus ta ühistranspordist ja ta ei oleks oma marsruudiga kergesti segadusse sattunud. See teeb asjaolu, et teda pole nähtud, veelgi murettekitavamaks ning uurijad on palunud kõigil, kes Sebastianit sel päeval nägid, nendega ühendust võtta, et tema viimased teadaolevad liikumised kindlaks teha. Avaldatud turvakaamera piltidel näeb ta Doveri bussijaamas täiesti rahulik välja. Tal on seljas seljakott ja ta ei paista bussi poole liikudes kuidagi häiritud olevat. Tema perekond on teatanud, et neil pole aimugi, miks ta oleks ostnud pileti Midtown Manhattanile, kuna ta kavatses otse koju sõita. Kahjuks ei rääkinud ta neile tol päeval oma plaanidest ega andnud teada, et kavatseb enne koju naasmist Manhattanile minna, mis oleks tema puhul väga ebatavaline. Keegi pole teatanud, et oleks sel päeval näinud Sebastianit kummaliselt käitumas, mis muudab tema kadumise veelgi kummalisemaks. Seni kaua on tema perekond andnud politseile tema kirjelduse. Sebastianil on mustad juuksed ja pruunid silmad. Ta on 6 jalga ja 3 tolli pikk ning kaalub 295 naela. Tal on ühel jalal tätoveering sõnaga parfait ning teda võib ära tunda ka nahaplekist parema silma kohal. Teda nähti turvakaamera salvestisel valge T-särgi ja hallide pükstega. Tal oli kaasas must seljakott ja tema asjad olid pakitud ratastega kohvrisse. Kõigil, kellel on teavet, palutakse võtta ühendust Montgomery politseiga numbril 301 279 8000. Sebastiani juhtumi number on MP 161, MP 161 118. Number 9. 31-aastase Mercedes Souderi juhtumit uurivad uurijad on teatanud, et neil on võimalikud vihjed otsa saanud ja nad on mures tema heaolu pärast, kuna ta pole olnud ühenduses ühegi oma pereliikme ega sõbraga. On teada, et ta veetis aega majas Cincinnati West Price Hilli piirkonnas 3. veebruaril 2026 ja lahkus majast jalgsi pärast mida teda enam ei nähtud. Sel ajal elas Mercedes koos oma poissõbra ja tolle emaga Beach Avenue'l asuvas elukohas ning tema peresõber, kes on meediaga nende nimel rääkinud, ütles, et hiljem saadi teada, et Mercedes ja poissõbra ema olid sel päeval tülli läinud. On arvatud, et ta lahkus majast kas tüli eest põgenemiseks või maharahunemiseks, kuid ta ei tulnud kunagi tagasi. Alguses ei tekitanud tema puudumine suurt ärevust, kuna on teada, et ta on varemgi kuudeks eemale jäänud ja kontakti katkestanud. Kuid tema perekonna sõnul pole ta kunagi nii pikalt ühendust katkestanud ning nad kardavad, et temaga võis midagi juhtuda, kui ta üksi majast väljas oli. Hiljem tuli päevavalgele, et Mercedese kohta oli välja antud vahistamismäärus, nagu tema onu avalikustas. Kuid politsei pole seda kinnitanud ning kaheldakse, kas sellel oli üldse mingit seost tema kadumisega. Tema perekond otsustas pöörduda politsei poole, et kontrollida, kas ta on vahi alla võetud, kuid nad ei leidnud ühtegi kirjet selle kohta, et ta oleks vanglasse viidud. Nad ei usu ka seda, et ta hoiab meelega ühendust, vältides eemale, et teda ei leitaks. Viimase 12 kuu jooksul on Mercedesel olnud raske vee peal püsida. Ühel hetkel jäi Mercedese kodutuks ja tal olid raskused ainete kuritarvitamisega. Ta arreteeriti teadmata süüdistustega, kuid isegi siis püüdis ta kindlasti oma perega ühendust hoida.
Tema kadumisest teatati aprillis pärast seda, kui pere sai teada, et Mercedes ei olnud oma sõpradega ühendust võtnud ning nad korraldasid mitu otsingut omal käel, kuid tulemusteta. Ka politsei otsingud on olnud tulutud ning sotsiaalmeedias avaldatud üleskutsed teabe saamiseks pole tulemusi andnud. Igaühele, kes annab teavet, mis viib Mercedese leidmiseni, pakutakse $2000 suurust preemiat. Teda kirjeldatakse kui pruuni juustega ja roheliste silmadega, 5 jala pikkust ning 120 naela kaaluvat inimest. Kõik teated võib edastada Cincinnati politsei osakonnale numbril 513 526 943. Tema juhtuminumber on MP 160287. Number 8. See on alati südantlõhestav, kui lähedane kaob, kuid see teeb nende lähedased veelgi murelikumaks, kui kadunu põeb terviseprobleemi, mille tõttu peab ta iga päev ravimeid võtma. Nii on ka 75-aastase Ivan Tšäkasega, kes on kadunud Sydneyst, Austraaliast. Tema perekonda teeb kõige rohkem murelikuks see, et ta põeb dementsust ning seetõttu võib tal kodust eemal olles olla väga raske enda eest hoolitseda. Tunnistajad ütlesid politseile, et nad nägid Ivanit 21. aprillil 2026 umbes kell 17:30 Leppingtonis Cowpasture Roadil asuvas klubis. Ta pidi sel pärastlõunal naasma hooldekodusse, kus ta elas, kuid ta ei jõudnudki kohale ning hooldekodu töötajad hakkasid muretsema. Nad teatasid tema kadumisest ja uurimise käigus tuli välja veel lisainfot. Tunnistajad ütlesid uurijatele, et nad nägid Ivanit tol õhtul umbes kell 19:30 lahkumas Leppingtoni raudteejaamast. Hiljem samal õhtul nähti teda taas Rossmooris, Ramsey tee ääres ühe maja juures. Tunnistajad väitsid, et nad märkasid teda umbes kell 22:00. Kuna nad ei teadnud, et ta oli kadunuks kuulutatud, ei pööranud nad sellele suurt tähelepanu. Loodeti, et Ivan leitakse kiiresti üles ja ta viiakse tagasi asutusse, et ta saaks vajaliku hoolduse. Kuid politseil ei õnnestunud teda leida ja peagi muutusid päevad nädalateks ilma ühegi märgita temast. Politsei, osariigi päästeteenistus ja Uus-Lõuna-Walesi tuletõrjeteenistus ühinesid kõik Ivani otsingutega ning nad kammisid läbi mitmeid Rossmoori piirkondi lootuses teda leida, kuid nad ei suutnud leida ühtegi täiendavat vihjet ega ühtegi märki temast. 2. mail kasvasid mured tema heaolu pärast, kui politseile anti üle häiriv videomaterjal pärast seda, kui asutuse töötajad olid Ivani kadumisest teatanud. Videomaterjalil oli näha eakat meest, keda peeti Ivaniks, kellel oli Elizabeth Drive'i haljasriba raskusi. See haljasriba asub umbes 800 jaardi kaugusel Cecil Hillsi M7 kiirteest. Niipea kui videomaterjal kätte saadi, sõitsid uurijad piirkonda, kuid mees oli juba lahkunud ja teda ei õnnestunud leida. Ükski teine tunnistaja ei teatanud, et oleks teda näinud ning siiani pole teada, kas see oli tõepoolest Ivan. Tuleb märkida, et teda kirjeldatakse kui väga liikuvat inimest, mis tähendab, et ta võis kadumise hetkest alates olla kõndinud üsna pika maa. Rohkem kui 3 kuud on möödunud sellest, kui teda viimati nähti ning tema perekond on lubanud jätkata otsinguid seni, kuni nad saavad vastused. Kaadritel on näha, kuidas ta ronib trepikojas, seljas valge Adidase T-särk, hallid põlveni ulatuvad lühikesed püksid, valged sokid ja hallid jalanõud. Ivanil on ka lühikesed hallid juuksed, ta on umbes 163 cm pikk ja keskmise kehaehitusega. Arvatakse, et ta viibib endiselt Leppingtoni piirkonnas ja liigub jalgsi. Selle piirkonna elanikel palutakse olla tähelepanelikud ning kui teda märgatakse, võtta ühendust Crime Stoppersiga numbril 1-800 333 00 00 number 7. Kui keegi kaob looduses aega veetes, on aeg üks olulisemaid tegureid sellises juhtumis. Nad võivad olla looduse meelevallas, eriti kui neil puudub kogemus looduses viibimisega ning nad võivad tsivilisatsiooni poole tagasi püüdes täielikult ära eksida. Austraalia looduses äraeksimine on veelgi murettekitavam, kuna riigis elab palju ohtlikke loomi, mistõttu on Victoria politsei teatanud, et 53-aastase Shane Wilsoni võimalikult kiire ülesleidmine on äärmiselt oluline. 2026 aasta juulis töötas Shane Wilson krohvijana ning elas Eppingis, Melbourne'is. Tal oli 2 last ning lähedased kirjeldasid teda kui hoolivat inimest, kellel oli suur süda ja hea huumorimeel. Tuleb märkida, et Shane Wilson oli harjunud veetma aega õues, kui ta kadunuks jäi, sest ta käis sageli samas kohas kalal.
seda ta tegigi, kui ta äkitselt ja seletamatult kadus ning tema lähedased on meeleheitel, otsides vastuseid, mis temaga juhtus. Shane Wilson sõitis 18. juulil Goulburni jõele, et kalastada. Ta veetis piirkonnas aega koos sõbraga, kelle nimi oli Paul, ning just Paul oli see, kes võttis politseiga ühendust ja teatas tema kadumisest. Paul ütles, et Shane oli läinud oma süstaga vette ning neil oli lõbus, kuni ta kuulis Shane'i hüüdmas. Tema hüüdele järgnes veeplärtsatus ja kui Paul vaatas, mis juhtus, märkas ta, et süst oli ümber läinud. Ta ei näinud Shane'i kusagil ja jooksis kohe abi kutsuma. Kui politsei saabus, otsiti piirkond läbi ja tehti murettekitav avastus. Süst ja Shane'i aer leiti veest, kuid Shane'i ennast polnud kusagil näha. Järgnesid täiendavad otsingud, kuid tema perekonna meelehärmiks tuli neid lõpuks ilma uusi juhtlõngu leidmata kärpida. Tema perekond on nüüd palunud piirkonna elanikel kontrollida jõekaldaid, tamme, veeteid, võsastikke ja ümberkaudseid kinnistuid ning teatada politseile kõigest ebatavalisest. Kahjuks pole avalikustatud ei Shane'i kirjeldust ega ka teavet selle kohta, milliseid riideid ta tol päeval kandis. Kuid internetis on avaldatud fotosid ning võib kindlalt öelda, et tal on pruunid juuksed ja tugev kehaehitus. Kõiki, kellel on tema juhtumi kohta teavet, palutakse võtta ühendust Victoria politseiga, helistades hädaabinumbril 000. Number 6. Austraalias Uus-Lõuna-Walesi politsei palub avalikkuse abi 73-aastase Yvonne Vaare leidmisel, keda pole nähtud ega kellest pole kuuldud alates 19. veebruarist 2026. Uurijad on kontrollinud kõiki saadud vihjeid, kuid vaatamata sellele ning turvakaamera salvestistele, mis näitavad tema viimaseid teadaolevaid liikumisi, pole endiselt teada, kuhu ta suundus ja kus ta praegu võiks viibida. Pärast tema kadumisest teatamist tulid tunnistajad välja ja teatasid, et olid näinud Yvonne Vaaret sõitmas oma autoga põhja poole Queensland Roadil oma talu suunas. Viimati nähti teda sel päeval umbes kell 15:22 ning on arvatud, et ta suundus Tungei linna, kuigi seda pole kinnitatud. Kuid see polnud ainus kord, kui Yvonne Vaaret nähti. Umbes kell 15:15. Samal päeval nähti teda ja tema sõidukit Shelly tanklas, mis asub Tweed Valley Vale, ning tema autot kirjeldatakse kui kuldset Ford Escape Universaali, mille registreerimisnumber on EVS 28B. Seda sõidukit pole samuti üles reitud ning tema perekond muutub üha murelikumaks sellepärast, mis temaga juhtus. Nad teatasid Yvonne'i kadumisest, kuna ei suutnud temaga ühendust saada ning ütlesid politseile, et tema jaoks on väga ebatavaline äkitselt vaikseks jääda. Nad on mures, et ta võis sattuda õnnetusse või midagi hullemat juhtuda. Tema juhtumi kohta on avaldatud turvakaamera salvestisi ning poekaadritel on näha, kuidas Yvonne kõnnib riiulite vahel, seljas valge T-särk, sinised teksad, mustad kingad ja käes käekott. Tema perekond on palunud avalikkusel olla valvas ja teatada igast tema nägemisest, lisades, et isegi kõige väiksem detail võib aidata uurijatel teda üles leida. Politsei on teatanud, et nad ei ole väristanud kuritegu, kuid lisasid, et nad kaaluvad kõiki võimalusi avatud meelega. Tema perekond usub, et keegi tuli tema tallu sel pärastlõunal pärast seda, kui ta oli naasnud koju kunstiklassist. Ja nad lisasid, et pärast seda, kui ta jõudis oma tallu, vaatas Yvonne mõningaid kunstiõpetusi. Kuid kell 16:46 lõpetas ta suhtlemise ega vastanud enam ühelegi tema mobiiltelefonile saadetud sõnumile. Ta ei andnud kunagi märku, et kavatseb sel ööl talust vahkuda ja tema pere usub, et sel päeval juhtus midagi halba, sest tavaliselt vältis ta iga hinna eest öösel sõitmist. Lõpuks selgus, et tema telefon oli viimati aktiivne Ruse jõe lähedal. Otsinguteks kasutati helikoptereid ja droone ning jõkke saadeti sukeldujad, kuid kõik see oli asjata. Yvonne'i kirjeldatakse kui pika halli juukse pahmakaga, veidi üle 5 jala pikkust ja keskmise kuni tugeva kehaehitusega naist. Tal on pikk arm paremal käel. Kõik, kellel on tema juhtumi kohta lisainfot, peaksid võtma ühendust Crime Stoppersiga numbril 1-800-333-0000. Number 5. Mitmeid otsinguid on läbi viidud lootuses lahendada 58-aastase Mihhail Frankovitši kadumise juhtum, kuid teda pole nähtud alates 2026 aasta jaanuarist ning tema saatus on endiselt teadmata. Mihhail on pärit Austraalia Tasmaaniast ning tema õde kirjeldab teda kui heasüdamlikku meest, kellel on uskumatu mälu.
Ta on väga ärevil, et saada tema kohta mingitki uudist, kuna Mihhaili pole nähtud juba üle 6 kuu, hoolimata uurijate parimatest pingutustest teda leida. Esimene inimene, kes tema heaolu pärast muret tundis, oli Mihhaili naaber. Nad rääkisid tavaliselt omavahel iga päev ja kui naaber polnud teda mõne päeva jooksul näinud, võttis ta 21. jaanuaril ühendust politseiga ja palus neil teha tema kodus heaolu kontrolli. Nad tegid seda ning kinnisvara otsiti põhjalikult läbi, kuid Mihhailist ei leitud ühtegi jälge. Lowhead, Beechford ja Mount George otsiti kõik läbi ajavahemikus 23. veebruarist kuni 3. märtsini, kuid tulemusteta. Kopterid kasutati rannajoone ja mäenõlva ulatuva metsamaa otsimiseks, kuid ka see lõppes ilma ühegi vihjeta. Otsijad mägitatastel ja jalgsi otsisid kõige pisemaidki vihjeid, mis võiksid viia Mihhaili leidmiseni, kuid pidid naasma tühjade kätega. Tunnistajad ütlesid uurijatele, et nad nägid Mikerit viimati 13. jaanuaril Georgetownis. Teda nähti kõndimas Lowhead Roadil ja hiljem saadi turvakaamera salvestis, mis näitas teda piirkonna Woolworthsis. Kui Mihkli õde Non Wu läks tema koju teda otsima, märkas ta, et tema auto oli endiselt tavapärases kohas pargitud ja miski kinnistul ei paistnud olevat korrast ära ega kahtlane. Ta lisas, et tal oli kadumise hetkel telefon kaasas ja loodeti, et tema asukohta saab selle abil kindlaks teha. Kuid tema telefon näib olevat välja lülitatud või on selle aku tühjaks saanud. On teada, et Mihkel armastab matkamist ja arvatakse, et ta tegeleski sellega, kui ta ootamatult kadunuks jäi. Nannana arvas, et ta oleks valinud kõige eraldatumad rajad, mida ta leidis, kuna ta on tagasihoidlik ega naudi jalutuskäigul võõrastega kohtumist. Rühm nimega Find Our Lost Loved Ones ehk lühidalt FOLLOW uuris piirkonda, kus Mihkel kadunuks jäi 4 kuud enne, kui nad alustasid põhjalikku otsingut tema leidmiseks. Kuid hoolimata nende parimatest pingutustest ei leitud midagi. Ja uurijad on nüüd palunud kõigil, kellel on mingitki teavet sellest teada anda, kuna kõik nende vihjed on otsa saanud. Michaeli kirjeldatakse kui tumepruunide, hallinevate juustega, pruunide silmadega, 6 jala ja 4 tolli pikkust ning saleda kehaehitusega meest. Kui teil on aimu, kus ta võiks olla, palutakse teil võtta ühendust Georgetowni politseiosakonnaga numbril 131 444, viidates juhtumile SK-d 108 21 012 026 10 821 012 026. Number Nelly. 44-aastase Angelica Brophy perekond on loonud ametliku veebilehe lootuses, et see toob tema juhtumile taas tähelepanu. Juhtum sai alguse 6 juulil, kui ta kadus ootamatult California Palomari mägede osariigi pargis. On teada, et ta sõitis parki 6 juulil ja jõudis sinna turvaliselt, kuna teda nägi pargivalvur enne, kui ta ostis umbes kell 16:20 päevapileti. Leiti ka turvakaamera salvestis, mis näitab teda samal päeval varem Harrah's Resortis Lõuna-Californias Rinconis, kus ta oma teekonda alustas. Angelica töötas erakorralise meditsiini osakonna meediõena Kaiser Permanente haiglas San Marcose linnas, kui ta kadunuks jäi. Ta on abielus ja 2 lapse ema ning tema lähedased kirjeldavad teda kui hoolivat inimest, kes on oma perega väga lähedane. Tema vend Martin ütles meediale, et Angelica adopteeriti, kui ta oli veel laps ning ta kohanes kiiresti eluga oma uues peres. Ta lisas, et tema järsk kadumine on kogu perele rängalt mõjunud, sest see on kõige raskem asi, mida nad on pidanud läbi elama ning nad loodavad endiselt, et tema juhtum lahendatakse kiiresti. Tema lähedased lisasid, et ta ei paistnud enne sel päeval mägedesse minekut olevat mindisuguseski stressis või mures. Tema ja ülejäänud pere veetsid just koos iseseisvuspäeva ning keegi ei märganud tema käitumises midagi kummalist, sest ta tundus suurepäraselt aega veetvat. Angelica Kadumasest teatati 6 juunil umbes kell 21:00 ning järgmisel päeval alustati tema juhtumi uurimist. Pargi läbiotsimisel leiti tema auto sealt, kuhu ta selle saabudes parkis, kuid temast endast polnud jälgegi. Uurijad võtsid ühendust tema mobiiltelefoniteenuse pakkujaga ja tema telefoni asukohta prooviti tuvastada, kuid see oli juba välja lülitatud või aku oli tühjaks saanud. 9. juulil alustati pargis otsinguid California osariigi parkide ametnike, San Diego šerifi osakonna otsingu ja päästemeeskonna ning vabatahtlike abiga. See otsing kestis terve 3 päeva, kuid mitte ühtegi vihjet ei leitud. Seejärel toodi parti sukeldujad, et uurida tiiki, kuna kardeti, et Angelica võis kuidagi sattuda vette.
kuid ka seekord ei olnud nad edukad. Järgmisel päeval otsis ülejäänud tiigi läbi San Diego sadamapolitsei, kuid 13 juuli pärastlõunaks polnud midagi leitud. Uurijad on öelnud, et nad ei kahtlusta Angelica juhtumis kuritegu, kuid lisasid, et uurivad kõiki võimalikke suundi ja kontrollivad kõiki saadud vihjeid. Teda kirjandatakse kui tumedate pruunide juuste ja pruunide silmadega, pikkust 5 jalga 5 tolli ning kaalub 130 naela. Kui teda viimati nähti, kandis ta musti retuuse, halli pusa ja valgeid tosse. Tal võib olla kaasas sinise ja roosa ananassimustriga seljakott ning tal on iseloomulik sünnimärk huule kohal. Kõigil, kes on näinud Angelicat või kellel on teavet tema võimaliku asukoha kohta, palutakse võtta ühendust detektiiv Ryan Maloney'ga numbril 760-435-4537. Number 3. Grand Anse Rand Granadas on kadunud isiku juhtumi toimumispaik, mis on uurijaid segadusse ajanud alates 2026 aasta juulist, kui 44-aastane Elizabeth Waddle kadus pärast sinna ujuma minekut. Elizabeth, keda tema sõbrad ja perekond teavad Liisina, töötas sel ajal füsioterapeudina oma kodulinnas Carys, Põhja-Carolinas. Ja 11 juulil saabusid tema ja üks sõber Grenadasse puhkusele. Järgmised 10 päeva viibisid nad saare lääneküljel, kuid 21 kuupäeval broneerisid nad Airbnb lõunaküljel, täpsemalt selle ranna lähedal, kus ta hiljem kaduma läks. Järgmisel päeval jäid nad kinnistule, mis asub vee lähedal ja ujusid palju. Hiljem saadi turvakaamera salvestis, mis näitas sündmuste jada, mis viisid tema kadumiseni. Kell 11.44 nähti teda Airbnb juures, kuid vaid 3 minutit hiljem suundus ta rannal asuvale kailale ja läks ujuma. See oli viimane kord, kui teda nähti ning ülejäänu päeva salvestistel ei olnud näha, et ta oleks veest välja tulnud. Kui sai selgeks, et ta on kadunud, võtsid tema sõbrad umbes kell 17.50 ühendust võimudega ja alustati otsinguid. Mitmed tunnistajad teatasid, et nägid teda sel pärastlõunal avavees ujumas, kuid keegi ei näinud teda veest väljumas. Kui ta ujumas käis, oli tema sõber Airbnb's sees ja lõpetas veebikursust ning ainus märk lisist, mille ta leidis, oli tema rätik, mis leiti kait. Piirkond otsiti kohe läbi, kuid midagi ei leitud. Mis jätab tema pere ja uurijad nõutuks, on see, et Liz on tugev ujuja ning vesi, kus ta ujus, oli vaid umbes 1,5 meetrit sügav ja teda nähti viimati umbes 6 meetri kaugusel kaldast. Nii et on raske ette kujutada, et tal oleks olnud raskusi kaldale tagasi jõudmisega. 24. juulil sõitis Lizi abikaasa Grenadale, et otsingutele kaasa aidata ja ta oli täiesti kindel, et Liz leitakse kiiresti üles, kuid nii see ei läinud. 29. kuupäeval postitas ta veel ühe uuenduse, öeldes, et hoolimata nende põhjalikest pingutustest on Liz endiselt kadunud. Politsei ei kahtlusta tema juhtumis kuritegu ning nad lubasid kõiki uusi vihjeid kontrollida, kuid 31. juulil ei jäänud tema abikaasal muud üle, kui Grenadalt lahkuda ilma Lizi leidmata. Teda kirjeldatakse kui lühikeste blondide juustega, 5 jala pikkust ja keskmise kehaehitusega naist. Saare elanikke on palutud teatada kõigist leitud vihjetest, et neid saaks kontrollida, kuid tänaseks pole ühtegi teadet saadud. Kui teil või kellelgi teie tuttavatest on aimu, mis võis juhtuda Liziga, palutakse teil võtta ühendust St. George'i politseijaoskonnaga numbril 444-4454. Number 2. Rühm turiste oli õnnega koos, kui nad leiti elusana pärast seda, kui kiirkaater, millega nad Indoneesias reisisid, uppus. Kuid üht meest, kelle nimeks on ainult Afurdian Saya, ei leitud kunagi üles ja ta on endiselt kadunud. 24. juulil 2026 astusid 11 turisti kiirkaatrile, mille kapteniks oli Afurdian Saya Tomini lahes, mis asub Sulawesi saare ja Togiani saarte vahel. Alguses nautis grupp vees olemist ja veetis toredalt aega, kuid siis juhtus midagi ootamatut. Meri muutus veidi rahutumaks ja kella 9 õhtul hakkasid ilmuma suured lained, mis lõid paati tugevalt. Varsti hakkas paat lagunema ja grupil polnud muud valikut, kui üle parda minna. Õnneks suutsid nad enne kiirpaadi täielikku uppumist päästeparve vette lasta ja triivisid vees, lootes, et neid varsti päästetakse. Kuid siis said nad aru, et paadi 29-aastane kapten ei jõudnudki päästeparvele ja teda polnud kusagil vees näha. 11 turisti viibisid päästeparvel mitu tundi ja toodi järgmisel hommikul turvaliselt maismaale tagasi.
Nad teatasid, et ilm muutus väga järsku ja pärast paadi hülgamist jäid Ferdi ja Saya neist lahku. Asja tegi veel hullemaks. Tihe udu, mis vähendas nähtavust oluliselt ning nad ei suutnud Ferdit ja Sayat näha ning Ferdi ei vastanud nende hüüetele, kui nad teda otsisid. Paat pidi pärastlõunal Marissa sadamasse jõudma, kuid kui seda polnud ikka veel nähtud kell 15:40. Kohali Guy teavitas politseid ja alustati uurimist. Otsinguid viidi läbi kogu öö ning mure kasvas, kui ei paati ega reisijaid ei suudetud leida. Kuid järgmisel hommikul märgati lõpuks päästeparve ning kõik turistid koos 2 alles jäänud meeskonnaliikmega päästeti. Nad viidi Toho Una kuurorti, kus neil oli võimalik pärast pikka katsumust taastuda. Samal ajal jätkusid otsingud lootuses, et Ferdi ja Saya leitakse, kuid tema jäi kadunuks. Võimud teatasid, et nad jätkavad otsinguid vetes järgmise 7 päeva jooksul ning hiljem selgus, et Ferdi ja Saya jäid tõenäoliselt paadile, kui see põhja läks. Pole teada, kas ta üritas päästeparvele pääseda või sai ta vigastada, kui suur laine paati tabas. 10 otsingu ja päästemeeskonnad sõitsid piirkonda lootuses, et neil õnnestub midagi leida, kuid Ferdi ja Saya pole leitud, kuigi Toomini lahe ümbruses on läbi otsitud üle 300 ruutmeremiili. Number Oaks. 18-aastase Mary Evitti kadumise juhtum on keeruline, kuna oli teada, et ta viibis koos tagaotsitavaga enne, kui mees end politseile üles andis, kuid Maryt pole siiani leitud. Juhtum sai alguse 15. juunil 2026, umbes kell 20:04, kui Põhja-Carolina osariigis Belhavenis kutsuti politsei Elm Streeti 900 kvartalisse. Üks inimene teatas, et kuulis tulirelvalasku ja võttis kohe ühendust politseiga. Kui nad saabusid kõnealusesse kinnistusse, leidsid nad Elm Streetil elanud 55-aastase Lamont Grandelli surnuna ning tuvastati, et tunnistaja oli tõenäoliselt kuulnud, kuidas ründaja tema pihta tulistas. Uurimise käigus selgus, et tõenäoliseks süüdlaseks oli Old County Roadil elanud 32-aastane DeShantis Tyrell Chase. Kuid uurijatel polnud aimugi, kuhu ta oli põgenenud. Seetõttu palusid nad avalikkusel teatada kõigist juhtudest, kui teda on nähtud, et politsei saaks ta vahi alla võtta, kuigi hoiatati, et ta võib olla relvastatud ja ohtlik. Siis tuli ilmsiks, et Chase polnud piirkonnast üksi lahkunud, sest teda nähti pärast juhtunud koos Maryga ning ka teda ei suudetud leida. Teatakse, et tema ja Chase veedavad koos aega, kuigi ei teadmata, kas ta oli seotud rünnakuga Lamonti vastu. Mary kuulutati kadunuks 9. juulil ning tema perekond ütles politseile, et viimati rääkisid nad temaga 18. juulil, peaaegu kuu aega enne tema kadumist. Nad olid samuti arvamusel, et ta oli koos Chase'iga, kuid hilisemad otsingud ei suutnud neid leida. Chase'i vastu väljastati vahistamismäärus, kuid 24. juulil ilmus ta ise Pitti maakonna šerifi büroosse, et end võimudele üles anda. Talle esitati üks tahtliku tapmise süüdistus, kuid ta ei avaldanud mingit teavet Mary asukoha kohta. Politsei pole öelnud, kas nad on Chase'ilt küsinud Mary asukoha kohta, kuid nad on korduvalt rõhutanud, et teda ei peeta Lamonti ründamise kaasosaliseks ning tema juhtumit käsitletakse kadunud isiku uurimisena. Chase hoiti Beauforti maakonna kinnipidamiskeskuses ilma kautšelita ja ta osales oma esimesel kohtuistungil maakonna ringkonnakohtus 27. juulil. Samal ajal tehakse jõupingutusi Mary leidmiseks ning pole teada, kas tema kadumise puhul kahtlustatakse kuritegu. Mary füüsilist kirjeldust pole avaldatud, kuid tema perekond on jaganud fotosid, millelt on näha, et tal on pikad tumepruunid juuksed ja heledat värvi silmad. Samuti on tal tätoveering paremal käsivarrel ja veel üks randmel. Politsei palub kõigil, kes on Maryt näinud või teavad, kus ta võiks viibida, nendega ühendust võtta, et ta saaks turvaliselt oma pere juurde tagasi jõuda. Kui teil on sellist teavet, võtke ühendust Belhaveni politseiga numbril 252 943 2242. Suur tänu, et vaatasite. Kui teile see video meeldis, siis kindlasti vajutage meeldib nuppu. Ärge unustage ka tellida ja vajutada teavituskella, et olla kursis kõigi meie tulevaste videotega. Minu nimi on Top 5 Unknowns ja kohtume järgmises videos.